inimeste rünnakutega inimeste vastu. Ja selleks andis muidugi põhjust kõik see tema varasem teguviis juba 20 aastat enne seda, kui seal romaanis tegevus toimub, et ta andis mingile oma õpilasele peksa WC-s lihtsalt ja keeldus andma mingisugust tunnistust selle kohta, et miks ta seda tegi ja ütles, et kui ta võimalus avaneks, siis ta teeks seda veel kord ja aga tema vastu mingisugust ametlikku süüdistust esitatud, see õpilane, kellele ta peksa andis, see võttis oma süüdistuse tagasi ja nii edasi ja see andis nüüd põhjust, et tema nüüd nende sarimõrvade taga mõtelda teatavatele uurijatele vahepeal ühesõnaga niisugune romaan endise sotsialistist peaministri käest. Teine raamat ma olen praegu Viktor Orbani kohta niisugust, mitte edulugu küll, aga ja päris huvitavaid fakte võib sealt teada saada, aga sellest võib-olla edaspidi Viktor Orbani kohta, mineviku kohta, see, kuidas Fideszist on saanud see jõud, mis praegu on ja selle kohta, kuidas siis miks siis, või tähendab mitte kuidas, vaid miks on hakatud Fideszi valitsetavat riiki kutsutama Ungaris ka tema opositsionääride poolt maffiariigiks. Niimoodi ma vist annan tulnuka mööda välja küll. Niisiis, või mingi nagu viikingite filmist mingi üleloomuliku paganliku energiaga täitunud viikingi sõdalane, aga ilmselt me ei jäta niimoodi, me oleme ju normaalsed. Minu avalikud salamõtted, podcast, niisugune podcast. Kui sa oled selle avastanud, siis telli see kanal, minu kanal, mina olen Illar Luht. Ma ei tea, kui tähtis sulle see üldse on, et mis on minu nimi tegelikult. Ja ma arvan, et ka tegelikult, et see võib-olla olekski niimoodi parem, et sa ei tea, mis minu nimi on, aga ma olen juba selle avalikuks teinud, siis olgu peale. Olgu. Ühesõnaga siis, jah, minu avalikud salamõtted. Kui sa veel ei tea, siis ma teen oma saateid ja ma võib täpsemalt oma episoode niisuguse eriskummalise kreeka keelest pärineva nimetusega, siis nimetatakse neid niinimetatud lindistusi või salvestusi tihtipeale ja see on nagu episood, mingi episood on ka selline asi, et nagu mingi katkend kuskilt või mingi lõik mingist filmist, aga eks selle ka nagu lõik sellest selle maailma elu peegeldustest, mida ma siin Lõuna-Ungaris nüüd viimastel aegadel olen läbi elanud ja mida ma veel läbi elan ja nagu ma olen ise tähele pannud need minu prognoosid, mida ma olen millest ma olen rääkinud ja mida ma olen näidanud, need peavad ikka veel vette ja ei ole sugugi niimoodi, et need oleksid kuidagi asjatundmatud või neil ei oleks nagu mingisugust nagu vaimset paikapidavust taga. Ei, ma olen ise tähele pannud, et kas ma olen eksinud milleski. Võib-olla pisiasjades, üksikutes, aga neid on ka niivõrd minimaalselt. Aga jah, ma ei kiida parem ennast. Lähme siis edasi. Minu avalikud salamõtted jätkab oma tegemist ja kui sa minu kanalit tellinud jälle, siis telli see ja kui sulle meeldivad need videod, kui sulle meeldivad minu need monoloogid või kuidas neid nimetada nüüd, pikad kommentaarid, monoloogid, siis märgi see meeldivaks ja jaga sõpradega
ja kirjuta kommentaare ei ole näinud, millegipärast ei tea, kas kuidagi nagu vähemaks on jäänud vaatamist arv, küll võib-olla need inimesed, kes vaatavad selle podcasti siis episoodi mulle meeldib paremini sõna saateid, need on nagu siis ilmselt jõudnud siis nad on jõudnud nagu küllastuda sellest vist minu jutust, sest selles stiilis, selles laadis võib-olla liiga palju vastu võtta ei jõua üks inimene, aga noh, ma ei tea, kui ma ütlen, et see on sinu probleem, siis siis sa võib-olla solvud, aga ma ei taha sugugi solvata, aga tegelikult see on ka niimoodi, et minul on, kui mul on midagi öelda, siis ma ütlen, ja kui mul ei ole midagi öelda, siis ma võib-olla ütlen ka, aga siis nagu ma näitan välja ka, et see ei ole nii tõsine ja ühesõnaga lähme siis asja juurde. Siis teemadest siis võib-olla, kui sa oled minu teemasid varem tähele pannud, seda siis sel juhul, kui sa jälgid minu podcasti, jälle koer tuleb tuppa. Nagu sa tead, mul on suur Bernardiin. Täna sõi suure kausitäie graanuleid lihaga segatult ära, sest graanuleid puhtal kujul ta ei söö, koera toitu puhtal kujul ei söö, ta saab ainult lihaga segatult või siis kui sinna on peale kalatud mingit rasvast, midagi sellist magu head. Aga praegu pean ukse kinni panema, sest muidu ma külmun ära siin, siis väljas on ikkagi nulli lähedal. Nii et ei ole see ilm siin paarisaja kilomeetri kaugusel Vahemerest nii aasta läbi nii suvine midagi. Ja ega nagu kui ikkagi teame, kui me teame üldse midagi, aga midagi me ikkagi teame, siis me teame ju seda ka, et ega Vahemere ääres ka alati see nii suvine ei ole ja Vahemere piirkondades, Vahemere ääretes regioonides ei ole ka ilmastik nii alati just liiga kuum talve sel perioodil veebruaris, sest praegu on ju veebruar, ma teen seda saadet 3. veebruaril õhtupoolikul 3. veebruar, see on siis teisipäev ja edasi siis, nagu sa tead, minu teemade hulka kuuluvad suure hulga millegipärast on minu tähelepanu pälvinud just välispoliitika ilmselt sellepärast, et tegelikult minu arvates see on loogiline, et kui me tahame teada, mis meid tulevikus ees, prognoosida mis meid tulevikus ees ootab, siis me ikka peame jälgima küll seda, mis välisilmas toimub, ma ei mõtle seda Astrid Kanneli välisilma ERR-is, vaid üldse välisilmas see, mis on reaalsus, mis seal tegelikult toimub. Kuigi me seda sageli ei näe, mis me seal tegelikult toimub, sest see, mida meie ajakirjandus annab edasi või see, mida meile ka YouTube, ka podcastid, erinevad podcastid või erinevad raadiojaamad edasi annavad, see ei ole üldse sageli adekvaatne sellega, mis on tegelikult. Kuigi ei maksaks nii väga neid ajakirjanikke ka maha kanda, sest ajakirjanikud ikkagi püüavad oma tööd teha võimaluse piirides ja neis raamides, mida neile nende tööandjate poolt ette antakse, siis võimalikult adekvaatselt kui võimalikult paikapidavaid andmeid edasi andes ja rääkides ikkagi peamiselt nendest asjadest, püüdes rääkida vähemalt peamiselt nendest asjadest, mis tegelikult ka on. Aga kui hästi ja halvasti see tegelikult õnnestub, seda võite te ise otsustada. Aga praegu siis välismaailm on siis meie ümber ja see toimub kogu aeg midagi ja mõnikord näib, et see toimumine, siis kui mitte midagi ei toimu, siis toimub see, et ei toimu midagi erilist või toimub, aga toimub nagu niisugune venitamine või niisugune oled sa tähele pannud, kuidas aeg venib, kui sa ootad midagi, et siis aeg nagu venib ja mida rohkem sa ootad midagi, seda rohkem sul aeg venib, aga küll see selleks, ühesõnaga, et jah,
et eelmine aasta, siis 2025. aastas möödus selle tähele, et me muudkui jälgisime, et kunas siis lõpuks Trump Ukraina rahu toob, sest kuigi nagu me teame, et Trump on rääkinud sellest, et tema on juba 8 rahu sõlminud ja et see rahu, mida ta arvas kõige kergem olevat, siis see on osutunud siiski kõige raskemaks ja see on siis see Venemaa-Ukraina sõja rahu. Ja muidugi tema eeldus sellest, et miks see rahuplaan siis Ukraina ja Venemaa vahel oleks siis tema arvates kõige kiiremini võinud toimuda ja kõige lihtsamalt oleks võinud toimuda, et ta väitis, et on väitnud siiamaani ja väidab tänaseni, et Vene diktaator või Vene president, ametliku nimetusega president, diktaator ametinimetusega president Vladimir Putin on tema sõber, seda ta on väitnud. No nii. Ja ega kui me nüüd Putini vastureaktsiooni vaatame, siis ega ta ei eitagi nagu seda. Aga ega see ei tähenda seda, et ta kiirustab rahu tegema. Aga ometi ei ta ei taha ka ütelda Donald Trumpile. Seda enam, et Donald Trump on tõesti näidanud ennast niivõrd hea Putini sõbrana, ta tegi eelmisel aastal näiteks tõelise teene osutas nagu Putinile ja venelastele samal ajal kui ukrainlastele, keda ta oli nagu oodatud, eriliselt oodatud, et ta kaitseks neid mingil moel. Nendele ta tegi siis karuteene hoopis sellega, et mitte Trump ise, aga üks tema ministritest, nimelt sõjaminister Hexet, siis kui ta kui olid käimas Kurski operatsioon, ukrainlased sisse tunginud Kurskisse, siis nad lülitasid nädalaks ajaks välja siis selle andmete edastamise, luureandmete edastamise, mis põhjustas ilmselt palju ebameeldivuse ukrainlastele ja viis lõpuks selleni, ma arvan, et see on üks põhjustest, et see viis selleni, et esiteks, et paljud Ukraina sõdurid said surma ja teiseks paljud ukrainlased olid sunnitud, ühesõnaga, et ukrainlased olid sunnitud tagasi astuma ja väljuma Kurski oblasti piiridest. No nii. Nüüd asja nüüd objektiivselt vaadata, siis ilmselt pole liialdus öelda, et Trumpi kätel on nende ukrainlaste veri, kes siis seal selle tagajärjel, et mitte Trumpi, ikkagi Trumpi vastutus, aga Hexet muidugi tegi selle teoks siis ilma Trumpi teadmata väidetavalt, kuigi kas on nii. Ühesõnaga, et jah, et nende ukrainlaste veri on siis tema kätel, kes siis selle tõttu surma said, et luureandmed olid välja lülitatud, sest see meenutab midagi sellist, et kui sa tead, et keegi töötab näiteks, ütleme, et kõrgepinge elektrikute töö, et kui keegi töötab seal parasjagu posti otsas ja siis parandab seal midagi, ühesõnaga teeb tööd kõrgepinge juhtmete kallal ja keegi lülitab elektri sisse kogemat siis kelle süü see on, eks ikka selle süü, kes elektri sisse lülitab. Teisest küljest jälle vaadatuna, mäe küll, see on natukene nagu vastupidine näide, aga toome ka seesuguse näite, et kui keegi sõidab liftis ja sa tead, et inimesed sõidavad liftis ja sa lülitad elektri välja, siis lift jääb kinni kuskile seal, ütleme seal 7.-8. korrusse vahele rippuma ja kuhjaga probleeme ja ja just siis, kui ei teata ette ka,
ja see on just see, mida see Hexet tegi siis. Ühesõnaga, noh, nii palju siis faktidest, noh, fakte tuleb muidugi veel, sest ega me faktidest jälgimisest kuhugi ei pääse, fakte tuleb jälgida, sellepärast et muidu me teeme lihtsalt oma fantaasiale toetudes järeldusi, aga jah, lähme siis edasi. No nüüd, kui me nüüd juba sellest rahu tegemise tsirkusest räägime, siis nii, seda on kuulda olnud ka mitmete Ukraina siis sisuloojate poolt, kes on väitnud, et praeguse rahu tegemise protsess Abu Dhabis, vist oli selle koha nimi, kus siis nad kohtusid, nad on seal vist varem ka kohtunud juba, aga no ühesõnaga see selleks, et Vene delegatsioon ja siis Ukraina delegatsioon ja siis ameeriklased olid ka vist kohal, mitte vist, vaid kindlasti. No ühesõnaga, aga mis see tulemuste kohta, jah, kõik räägivad sellest, et me oleme juba niivõrd lähedal, isegi Alexander Stubb, Soome president, on rääkinud juba sedasi, et 95% sellest, et rahu sõlmida, see on juba saavutatud, aga jah, jäänud on veel 5%. Ja see on juba pikemat aega, juba vähemalt 6 aega niimoodi, kui mitte rohkem, 95% ja see 5% ei tule ega tule ja selle 5%-ga on niimoodi nagu selle venelaste vallutustega Donbassis, et nad ei ole veel Donbassi siiamaani täielikult vallutanud, et kuskil 30-kilomeetrine riba kuskil Donbassi lääneosas või kuskil erinevates kohtades erineva suurusega territooriumid, sealhulgas Pokrovsk, mis see Kupjansk ja mis veel kõik, mis linnad seal on, et nad ei ole seal praktiliselt edasi liikunud ju, või siis on mõne meetri edasi liikunud või mõne sentimeetri heal juhul, aga ega see meeldib muidugi ei ole ukrainlastele, aga ühesõnaga, et jah, et mida ma tahtsin ütelda seda, et see 5%, mis on jäänud või siis sinnama selleni, et see rahuleping lõpuks saaks alla kirjutatud, et see on nagu see venelaste vallutused sellest järele jäänud ukrainlaste kätte jäänud Donbassi aladega, et muudkui tuleb, ei tule. Aga jah, ukrainlased ei mõista ise muidugi seda, et miks nad peaksid ära andma seda, mida oma käest selle, mida venelastele muidu, mida venelased ei ole suutnud sõjaväega vallutada. No ja ühesõnaga see selleks. No ühesõnaga rahu on kaugel mägede taga tegelikult, võib kindlalt väita ja nagu ütlesid, nagu ma alguses hakkasin seda pikka lauset rääkima vähemalt, mida või see ütleme teksti lõiku, et Ukraina tähendab, et rahu läbirääkimist Ukraina need samused sisuloojad või YouTuberid või mis tegelased on väitnud, et mõlemad, tegelikult mis toimub läbirääkimiste laua taga on see, et mõlemad pooled, nii venelased kui ukrainlased imiteerivad rahu läbirääkimisi ainult selleks, et Trumpile ja tema meeskonnale meelepärane olla, et neid mitte pahandada, et nad ei oleks sunnitud neile ütlema, et kui rumalad nad on, et loodavad, et nad hakkavad niisugustel tingimustel nagu seal praegu niisuguses olukorras või niisuguses seisukorras nagu praegu on, hakkaksid mingisugust rahulepingule alla kirjutama. Ega venelased ei ole huvitatud rahulepingust, võib-olla oleks, aga ainult sellisele rahulepingule sellisest rahulepingust oleksid nad huvitatud, mis tähendaks Ukraina kapitulatsiooni. Nii,
okei. Mis ukrainlasti puudutab, siis ukrainlastega on komplitseeritum. Jah, okei. Nii rahuläbirääkimistele rahuläbirääkimistest nii palju, et rahulepingu alla kirjutamisele ei ole me ei olda tegelikult lähemale jõudnud ma ei pea ka ütlema, et meie tegelikult kummaline on see ka, et rahuläbirääkimistele ei ole kutsutud muidugi eurooplasi. See on kummaline, sellepärast et eurooplastest tegelikult sõltub, seda teavad ameeriklased ka väga palju, mitte kõik, aga väga palju sõltub eurooplastest rahu tegemisel. Muidugi, mis Euroopat puudutab, siis Euroopa ei saa täpselt samuti nagu Ukraina nõustuda sellega, mida Venemaa teeb ja mida Venemaa plaanitseb teha lähitulevikus. Ühesõnaga, olukord on nii nokk kinni, saaba lahti, nagu eesti keeles on öeldud ja öeldakse vist veelgi. Okay. Rahu läbirääkimiste sõlmimist komplitseerib ka tõsiasi, et need poliitikud, kes siis on saadetud Ameerika poolt vahendama neid võimalikke potentsiaalseid läbirääkimisi, et nende puhul vähemalt mis puudutab Steve Witkoffi, siis ta on sõna otseses mõttes kallutatud Venemaa poole ja tal on niisugused ärilised huvid Venemaal, ühesõnaga, kuidas need eesti keeles öeldakse, et tema ärihuvid on seotud Venemaaga väga paljuski. Ja sellest on kirjutanud minu teada mingi Bloomberg, mul ei ole seda siin kohe praegu käepärast, aga see Bloombergi on niisugune lehekülg Bloombergis. Bloomberg, teate küll, mis see Bloomberg on. Okei. Ühesõnaga, nemad on siis sellest kirjutanud, et Steve Witkoffil on ärihuvid ja kuidas ärihuvid Venemaal Dmitrijevi kaudu, Kirill Dmitrijevi kaudu, kes siis esindab siis Venemaad nendel võimalikel rahuläbirääkimistest, sest rahuläbirääkimistest me veel rääkida ei saa ja tõenäoliselt me vist ilmselt ei jõuagi sinna, aga kui on tegemist niisuguste tegelastega, kes püüavad vahendada neid rahuläbirääkimisi, kes sõna otseses mõttes siis püüavad esindada mitte esmajoones Ukraina huvisid, vaid pigemini Kremli huvisid, siis nende puhul võib ju öelda, et head nahka sealt ei tule, vähemalt Ukraina jaoks mitte ja kui Ukraina jaoks ei tule, siis Ukraina peab ju alla kirjutama selle lepingu lõpuks ja kui sinna jäävad niisugused asjad sisse, mis on Ukrainale täiesti vastuvõetamatud, siis sealt midagi head ei tule. Mis puudutab neid julgeolekugarantiisid, siis julgeolekugarantiidega on üldse keeruline lugu. Ukraina ja Zelenski, mitte kõik Ukrainas ei ole veendunud selles, et just Ameerika Ühendriigid peavad olema siis Ukraina julgeoleku garanteerijad tulevikus, et Venemaa enam edaspidi ei tungiks kallale Ukrainale. Aga Ameerika, nagu me oma eelmistes episoodides rääkisin, on Ameerika ebausaldusväärseks partneriks osutunud viimastel aegadel, et ukrainlased räägivad, et see leping, mida praegu, mis on reaalselt võimalik, mida on reaalselt veel kuidagi ääri-veeriga seda väga suurte raskustega võimalik sõlmida, on siis mingi uus Budapesti memorandum, või siis Budapesti memorandum 2.0, aga sellist asja nad ilmselt ei taha ja need
garantiid, et heakene küll mingi allkiri seal all, et garanteerime julgeolekut, aga see allkiri mõnel järgmisel hetkel mingitel põhjustel siis võib mitte midagi tähendada ja samuti on nagu Ameerika osutunud riigiks, et nagu kus ei ole mingit kus ei ole nagu võimu järjepidevust, sest kui järgmine president tuleb, kui tuleb uus valitsus, need võivad hoopis teistmoodi otsustada kui praegune valitsus, kuigi Ukraina seisukohalt ei ole Ameerika Ühendriikidelt halvemat valitsust enam võimalik tulla kui see, mis on praegusel hetkel, see tähendab Trumpi valitsus, et ukrainlased mitte kõik võib-olla, aga suur osa ukrainlastest näevad seda olukorda niimoodi, et nad ei pruugi üldse jagada võib-olla demokraatliku partei poliitikat paljusid ja paljud ei jaga neid samuseid jutupunkti erinevate parteide, erinevate liberaalsete ja vasakpoolsete parteide poliitikas, mida meil konservatiivid ka ei jaga, aga kui asi puudutab praegu Ukraina saatust ja Ukraina huvisid, siis neil on oleks parem, kui see valitsus, et kui Donald Trumpile tehtakse impeachment ja ilmselt nad saaksid siis kõvasti kergendatult hingata, kuigi pole kindel, sest kui impeachmenti korral võib-olla, ma ei tea, kuidas see siis kuidas need asjad seal Ameerika seadused siis sellisel puhul toimivad, et kas korraldatakse uued valimised või siis tuleb mõni teine samast erakonnast vabariiklane asemele. Praeguse seisuga, kui Donald Trump peaks võimupositsioonilt taganema mingil kas tervislikel põhjustel või olgu need muud põhjused, siis üsna tõenäoline, et J.D. Vance oleks tema asemel ja selles nähdakse veel suuremat ohtu Ukraina seisukohalt, ma räägin praegu seda, ma ei ole küll ukrainlane, ma ei ole Ukraina kodanik, aga ma räägin seda Ukraina seisukohalt ja ilmselt kuna Ukraina ja Euroopa Liidu seisukohad paljuski kattuvad, siis ilmselt mitte kõige, mida ei saa kõigi Euroopa Liidu maade kohta muidugi ütelda, aga näiteks Ungari kohta, kus ma ise viibin, selle maa kohta ei saa seda ütelda, aga ma räägin niimoodi, sest praegu see Ukraina küsimus on see on Euroopa seisukohalt üks väga kriitiline küsimus, sellepärast et sellest sõltub väga palju, esiteks võidakse suured võimalused tuksi keerata Euroopale, mis puudutab Ukrainat, kui Venemaa eesmärgid realiseeruvad või siis vastupidi, ühesõnaga seal toimub mingi tõepoolest niisugune huvide kokkupõrge, Euroopa ja Venemaa huvide kokkupõrge ja kui kaugemale minna, siis ilmselt on seal ka Hiina huvid mängus, aga Hiina huvid on muidugi teist laadi, veidi teise iseloomuga. Ühesõnaga siis jah, võimaliku impeachmenti korraldamist siis Donald Trumpile, siis muidugi seda ei sooviks mitte ainult mõned ukrainlased või mitmed ukrainlased kellel on nagu koormaks see Donald Trumpi poliitika praegu ja see selline lähenemisviis, kuigi palju lootusi on ka seotud Ameerika Ühendriikidega praeguse valitsusega ka ja väga palju on siis Zelenski ja teised Ukraina juhid siis juba igasuguseid kõnelusi ja läbirääkimisi korraldanud Ameerika liidritega ja Ameerika poliitikutega, et ja see ei ole üldse ideoloogiliselt pinnalt, vaid see on eksistentsiaalselt pinnalt, võib öelda niimoodi. Aga impeachmenti võivad korraldada ka muidugi mitmed praeguses tingimustes, nagu praeguses olukorras, nagu milles ollakse, ilmselt ei ole see
tõenäoline, sest kui on niisugused vabariiklased, kes on siis nõus Donald Trumpi vastu hääletama, siis võiks ju midagi saavutada, aga praeguses olukorras, selles olukorras, mis valitseb Ameerika Ühendriikides, see ei ole eriti tõenäoline. Nii et praegu vähemalt kuni valimisteni sügisel, kus vahevalimisteni sügisel, siis käesoleval aastal 2026. aastal toimuvad siis vahevalimised, nagu on teada, kuskil sügise poole, ja siis valitakse uuesti siis need senaatorid või mis asjad seal, ühesõnaga, ja parlamendi tegelasi, siis võib jõudude vahekord muutuda teoreetiliselt, praktiliselt, me ei tea, kuidas kujuneb olukord, aga praegu räägib Donald Trumpi kahjuks ju väga palju ka need mässud ja ülestõusud ja streigid ja erinevates paikades Ameerika osariikides. Juba praegu on kaotanud mõned osariigid, Ameerika Ühendriigid, näiteks New Yorki linnapeaks on saanud üks väidetavalt kommunistliku või sotsialistliku maailmavaatega, marksistliku maailmavaatega linnapea Miami's mis on olnud pikka aega siis vabariiklaste kants, on siis saanud vahepeal toimunud muutus ja juhtpositsioonil on asunud demokraadid, ja vist kuskil veel midagi sarnast on kuulda olnud ka Ameerikas, aga kokkuvõttes muidugi on vabariiklaste poolel ikkagi edu praegu, ja praeguses olukorras impeachmenti või missuguse umbusaldamise, mis eesti keeles võib-olla kõlavam, normaalsem, arusaadavam vähemalt, et umbusalduse korraldamine siis ei ole nagu eriti tõenäoline, aga juba eriti Minnesota osariigis on need rahutused eriti tugevad, ja seal on juba 2 inimest ära tapetud ICE poolt. ICE on siis teatavasti see migratsioonipolitsei, midagi piirivalveameti taolist, piirivalve ja immigratsiooniameti taolist, aga neil on tohutud volitused kätte antud ja nad võivad inimesi kodudest ja tänavatelt ja kauplustest ja töökohtadelt deporteerida, kui selgub, et nende paberid ei ole kõigis detailides korras, et kui nende neil ei ole kodakondsust, Ameerika Ühendriikide kodakondsust, nad on illegaalselt tulnud Ameerika Ühendriikidesse või mis tahes, väga erinevaid arvamusi võib kuulda nendel teemadel ICE tegevuse kohta. ICE on peetud, muidugi need on vasakpoolsete arvamused, neid on nimetatud Trumpi Gestapoks, aga vasakpoolsed ja liberaalid on siis teda Gestapoga võrrelnud või sarnaste organisatsioonidega, nagu muidugi miks mitte KGB-ga võrrelda, või siis KGB tegi ju on samasuguseid asju teinud Venemaal, Nõukogude Liidus, ja aga mitte päris täpselt. See ei pea see võrdlus täpselt paika, sest ikkagi tegemist on erinevate fenomenidega. Aga ühesõnaga, et siis 2 ohvrit, viimane neist oli Alex Bretti, kes oli tegelikult ju mingisugune sanitaarne töötas haiglas ja tal oli relv kaasas ja ma olen siin mõnes kohas, näiteks ma räägin konkreetselt kanalist eesti.com või mis see oli,
kus siis Mike Kalamus, mitte eesti.com, vaid see oli autorisaade Toomas Pauriga, kus siis Mike Kalamus, mida mina kuulsin, võib-olla nüüd ta mujal ka samasuguseid asju jutte ajanud, aga ühesõnaga Mike Kalamus rääkis sellest, kes eestlane, kes elab Ameerika Ühendriikides, kes sõdib e-valimiste vastu ja teeb muid tükke raadios ja YouTube'is. Ühesõnaga tema on rääkinud konkreetselt sellest, et kui vastikud need migrandid on, need mässajad, kes siis mässavad üles ja siis mässavad riigi vastu ja assi vastu ja see Briti kohta rääkis niisugust sõna otseses mõttes valet, et ta oli relvaga vehkinud ja relvaga ähverdanud, et siis ta ütles niimoodi, et loomulikult ei jäänud asjal siis midagi muud üle, aga videod ümberkaudsete inimeste, neid on kümneid või isegi sadu videosid, mis on selle kohta jäädvustatud, see on väga hästi dokumentaalselt jäädvustatud tapmine asja agentide poolt ja nendest videodest ei nähtu mitte kuidagi, et ta oleks relva välja võtnud ja oleks tulistanud või ähvardanud tulistada asja agente. Tegelikult oli hoopis asi niimoodi, et nendest videodest võib üsna selgejooneliselt näha, et tal oli, kuigi tal oli relv kaasas ja ta oli läinud sinna meeleavaldustele relv kaasas, aga tal on relva andmise luba ja ta on tegelenud ka ta oli tegelenud ka õpetamisega inimestele, politseinike ja sealhulgas ka asjaagentide õpetamisega või siis nende treenimisega aga muidugi tema poliitilised valded ilmselt siis kaldusid muidugi rohkem vasakule või liberaalide poole, aga no see ei ole iseenesest põhjust, miks kedagi maha lasta. Ja ta oli, kuidas siis lugu oli niimoodi, et tal oli käes mobiiltelefon, mitte relv, mitte püstol, mida siis siin-seal ametlikest ringkondadest on näidatud sinna-tänna, et sellega tulevad siis neid asjaagente ähvardanud, aga tegelikult ei olnud niimoodi. Tegelikult tal oli mobiiltelefon käes sel hetkel, kui ta maha lasti ja ta läks ja ta lasti maha sellepärast, et asjagendid siis lükkasid brutaalselt pikali maha ühe naisterahva, kes osales samuti meeleavaldustel ja siis ta tegi seda, et ta läks vahele asjaagentidele, tegevusele sekkus vahele ja püüdis naisterahvast püsti aidata ja kuskil selles käigus ja samas tal oli telefon käes, ta püüdis nagu jäädvustada selles, et siis on vastasel korral, kui midagi juhtub, et kui talle mingi süüdistus kaela määritakse võimude poolt, et siis on tal tõendusmaterjal esitada omast käest. Ühesõnaga jah, ja siis selles käigus, selles rüsaluse käigus, kui ta püüdis seda naisterahvast mitte väidetavalt või videolt, mida on näidati ka kongressis ja mis jättis ometi need siis valitsuse esindajad külmaks ja ilmselt nad tegid oma südame külmaks, sest neil oli nõuks võetud juba niimoodi, et nad ei aktsepteeri seda, mida nad oma silmaga näevad, vaid usuvad pigemini seda, mida ametlikud allikad räägivad. Ühesõnaga, jah, siis see juhtus siis niimoodi sedamoodi seekord, et lasid selle mehe maha ja Alex Peretti, kes siis oli töötas sanitaarina siis kuskil muu hulgas ka. Täpsemalt ei tea, mina ei ole seda asja uurinud, mina olen seda asja jälgimas, aga see, mida
võib järeldada nende videode põhjal ja nende saadete põhjal, mida on internetis leida, selle narratiiv on ilmselt niimoodi. Ja kui Mike Alamus vaidleb vastu, siis ma ei usu teda. Sest minu meelest mis puudutab Mike Alamus, siis ta räägib paljuski, ta on niisugune trumpist, kes räägib alati valitsuse sõnu, kes räägib alati seda, mida Trumpi meelne ametlik valitsus seda narratiivi edastab siis. Ja aga nagu ka teine, mis puudutab Gröönimaast, ega Mike Alamusel, kelle tegemisi näiteks e-valimiste osas ma seevastu isegi võib öelda austan, sest e-valimised on probleem Eestis tõepoolest, minu arvates ka, sest nad ei tekita usaldusväärsest võimul oleva valitsuse vastu, et nad on ametlikult tõepoolest sinna valitud. Aga ühesõnaga, et siis see selleks, aga mis puudutab seda Breti käsitlust ja mis puudutab seda ICE tegevuse õigustamist, see on ilmselt liiast, sest seal väga brutaalseid stseene olen näinud, kuidas ICE inimesed tegutsesid ja kui nüüd võrrelda neid 2006. aastal Budapesti rahutustega, kui oli peaminister Turtsan Verents ja siis Viktor Orban oli siis muidugi opositsioonis tol ajal veel ja siis toimus niisugune tohutu veekahuritest lasti inimesi ja siis pikki aastaid veel juureldi ja siis Orbani valitsuse ajal ja võeti vastutusele neid inimesi, kes siis olid tegevuses või neid politseinikke või neid korravalve jõudusid, kes siis tegutsesid siis selle tolleaegse siis streigi mahasurujatena, mis toimus telemaja juures. Sellega võrreldes mulle tundub, et see, mida mina vähemalt olen näinud, muidugi need paljudki videod võivad olla teisintellekti poolt manipuleeritud, aga see need, mida mina vaatasin, mina küll ei märganud, et need ei oleks kuidagi niimoodi võinud toimuda, et need nagu oleks manipuleeritud, sest nii hästi minu meelest AI ei suuda veel manipuleerida, et ilma pisavalt terava pilguga inimene ei paneks tähele seda manipuleerimist. Kuigi tegelikult on niisuguseid asju ka. Aga ühesõnaga siis mis puudutab veel seda Mike Alamus, siis Mike Alamus pani selles Toomas Pauriga autori saates siis veel ühe asja väite jättis kõlama, et mis Gröönimaa kohta, et Gröönimaa siis oli see, kuuluks õigusega siis Ameerikale, nagu et ühesõnaga andis seda samast Trumpi narratiivi veendunult ja tema häälest oli kuulda põlastust lausa Taani valitsuse suhtes ja nende pärismaalaste suhtes, kes selles Gröönimaal elavad siis jutumärkides pärismaalaste kohta. Ühesõnaga, et ta rääkis sellest niimoodi jah, et neil olevat mingi salene leping Hiinaga milleski tegelikult Taani ametikandjad on seda sellised süüdistused ametlikult viis tagasi lükanud. Neil ei olevat Gröönimaal ei olevat isegi Hiina kaubamajasid, nii et see tundub olema lausa vale, see väide, et mingi Taani valitsus oleks Hiinaga mingisuguseid salajase lepinguid sõlminud seal mingisuguse Gröönimaale kas siis sõjaliste või siis sõjalise või majandusliku tegevuse asjus. Nii et jah, sellest mul on kahju, et ma pean seda ütlema, aga kui sa kuulasid ära, sa oled minu põhjendused, siis võid ise uurida nende asjade kohta erinevatest allikatest, internetist, YouTube'ist, mujalt, võib-olla ise sa oled Ameerikas isegi ja tead kohalikest allikatest, mina ei tea nii palju, aga ma arvan, et ma ei eksi, et ilmselt see ICE
on väga paljudes asjades liiale läinud ja väga paljudes asjades kõrvale kaldunud nendest normidest, mida ühele mis sobivad ühele demokraatlikule riigile ja tõepoolest esindanud seda räigemat poolt korrakaitseorganisatsioonide ajaloost, mida üle maailma on kasutanud ennekõike diktatuurid ja türannid riikide eesotsas. Aga mis siis veel? Ja muidugi sellest natukene paar sõna ka sellest ICE agentide väljaõppest. Väidetavalt on tohutult raha, USA valitsus tohutult raha pumbanud siis ICE tegevusse ja võtnud tööle järjest enam ja enam uusi agente, et igasuguseid streike ja mässusid, mis on migrantidega või migrantide kaitsmisega seotud ja nende väljaõppe tüüpiliselt kestab siis uute agentide värbamisel toimub kuskil 42 või nädalat ja see on väga lühike aeg, enamikud neid ja peale selle on nagu ma võin selles eksida, aga sellepärast ma ütlengi, et ma võin eksida, et nende hulka on sekka sattunud selliseid inimesi, kellel ei ole kes on isegi korraga või ühiskondliku korraga pauksis olnud ja võib-olla isegi kuritegeliku taustaga inimesi, aga kui ka neid on ainult üksikuid võib-olla, aga siiski samas on ICE ridadesse ilmselt väidetavalt värvatud väga palju selliseid inimesi, kellel on kas siis rassistlik maailmakäsitlus või nad on isegi koguni Ku Klux Klani liikmed olnud, sest mis võib olla ka valeväide, sellepärast et ma ei tea seda, aga see on lihtsalt oletus niisugune, et miks mitte ei oleks võinud sattuda nende hulka ka neid Ku Klux Klani tegelasi, kes on siis selle kes kuulutavad siis valge rassi ülimuslikust teiste rasside seas ja sellest on räägitud. Muidugi ma ei räägi sellest, et demokraadid ja ühesõnaga vasakäärmuses seda peavad lausa endastmõistetavaks ja räägivad sellest kui endastmõistetavast asjast, et loomulikult see on niimoodi ja nende väidete põhjal seda ma ei tea, aga ma ei eita seda, ma ei väida üldse, et see ei oleks niimoodi. Ühesõnaga, aga mis siis veel sellest jah, et kehv väljaõppe suhteliselt uute, aga eriti mis puudutab uusi ICE agente, vastupidiselt sellesse, mida siis sellest Toomas Pauri autori saates rääkis Mike Kalamus, nii et jah, ma ei ole nendega nõus, samuti ma ei ole nõus tema Gröönimaa ja Hiina salajaste lepingute kohta, see on niisugune kuulujutu tasandil mingisugune asi, võib-olla on kuskil käibel, aga selle kohta ei ole mitte mingisugused kinnitused, niisuguseid lepinguid oleks sõlmitud minu teada. Pauri autorisaate lõpus või kuskil lõpupoole jõuab siis Mike Kalamuse intervjueerija sellele järeldusele, et Trump ajab ikka õiget asja ja Trump on ikka tubli mees. Muidugi seda sama asja ei arva näiteks üks elupõline trumpist, mitte elupõline liialdus öelda, sest elupõliseid trumpiste ei ole vist olemaski, sest kõik on kunagi mingis punktis saanud trumpistideks kuskil viimase 10 aasta jooksul ja nende maailmavaates ei olnud sellest maailmavaatest ei olnud jälgigi rohkem kui 10 aastat tagasi erinevates maailmapaigus, aga ühesõnaga
sedasama maailmavaadet, et Trump on üks tubli ja tark mees, seda ei jaga näiteks Euroopa Liidu üks tegelane. Ma ei ütle, mis te arvate, kes, ma ei ütle, et von der Leyen, no, von der Leyen ilmselt ka, ma ei ütle, et Kaja Kallas, aga teate, kes? Viktor Orbani sõber ja sõber, aatekaaslane, Slovakkia juht Robert Fico, mitte, ma ei ütle ka Fico, nagu mõned Eesti poliitikud siiamaani valesti häädavad tema nime, sest tema seda ei tule inglise pärast võib-olla, inglise keeles võib-olla see kõlakski Fico, sest inglased ei oska teistmoodi niisuguse C-ga sõna keskel kahe täisliku keskel ei oska teisiti hääldada, aga see on slaavi nimi, sest slovakid on slaavi rahvas, räägib slaavi keelt, üsna sarnane vene, noh, mitte vene keelel liiga sarnane ei ole, aga midagi ta on ikka vene keelega põhjal võib aru saada küll slovaki keelest. Aga noh, Robert Fico käis Mar-a-Lagos siis ja kohtus Trumpiga ja jõudes niisugusele järeldusele siis, et Trump on väga ohtlik mees, et ta on ilmselt peast segi läinud, et see, mida räägitakse siis, see, mida näeb siis avalikus meedias, mida näeb erinevates meediakanalites, see Trump erineb sellest, kellega sa silma all kuskil vesteldes kokku saad. Ja see on need kaks Trumpi erinevad teineteisest nii tugevasti, et see viimane siis tekitab mulje peast põrunust vitsu arvates. Aga muidugi jah, võib-olla see oli üks mingi niisugune kiire reaktsioon ja endast mõistetav reaktsioon siis pärast Trumpiga kohtumist seal Mar-a-Lagos, kus ta käis Trumpil külas. Ja siis peatselt, kui ta selle kõik oma mõtted ja oma nägemuse Trumpist, uue nägemuse Trumpist oli välja lobusenud ajakirjanikele, levis see nagu kulutuli erinevates kanalites ja eriti muidugi võtsid selle üle siis need vasakpoolsed ja liberaalsed meediaplatvormid, kes siis kohe rõõmuga avaldasid niisuguseid väiteid, no loomulikult, et nüüd vaadake, Trumpist ja Trumpi ja Orbani liitlane Fico räägib sellest, et Trump on peast põrunud ja kui tema juba räägib, küllap ta teab, millest ta räägib siis. No jah, aga see muidugi ehmatas muidugi Fico kõvasti ära ja Fico enam ei räägi, pärast väites, et ta midagi niisugust on rääkinud, hakkas eitama kohe, hakkas tagasi lükkama, aga noh, üldiselt selline mulje ikka oli, esmamulje vähemalt, pärast võib-olla ta korrigeeris oma mälestusi peas, inimesed teevad seda mõnikord nagu ikka, jah, okei. Ma rääkisin nüüd palju asju jälle igasugustest muudest maadest, ise ma viibin Ungaris ja ma Ungarist nagu ei võtnudki sõna, aga Ungaris on olukord samuti tõsine, Ungaris on varsti tulevad valimised ja siis selgub, et kes saab valitsema Ungarit praegu. Ungari on omalt poolt süüdistanud selles, et Ukrainat selles, et Ukraina püüab sekkuda Ungari valimistesse sellega, et oma ajakirjanduses siis avaldab igasuguseid kriitilisi artikleid Ungari kohta, sest Ungari on samuti ju jätavasti väga palju Ukraina vaenulikke avaldusi teinud ja see kõik ei ole nende kahe riigi omavahelistele suhetele sugugi mitte kasuks tulnud, aga jah, teatavasti ju rääkis Orban ka, et pärast seda, ma olen rääkinud oma varasemates episoodides, siis on Ungaris niisugune Nemzeti konsultaatio nimeline rahvaküsitlus, kus siis esitatakse mitmesuguseid manipuleerivaid küsimusi siis rahvale kirja teel, rahvas saadab, või siis internetis, siis rahvas saadab need vastused tagasi ja nende põhjal siis jõutakse siis teatavate järeldusteni
ja selle Nemzeti konsultaatsioon põhjal siis oli siis kuskil peaaegu 2,1 miljonit, umbes 2,1 miljonit ungarlast siis ütles, et temad ei soovi näha Ukrainat Euroopa Liidu koosseisus. Ukrainlased ise on suurestama praeguse tänapäevase poliitika üles ehitanud sellele, et nendest peab saama Euroopa Liidu liikmesriik ja mida varem, seda parem. Siis Orban Viktor pärast kõike seda siis ütles Ungari ja siis Ukraina suhete siis kõige sügavamas punktis siis väitis, et vahetult pärast Davosi kohtumist või selle viimastel päeval või kuskil sel ajal siis rääkis, et veel 100 aasta pärast ka ei ole nõus ungarlased sellega, et Ukrainast võiks saada Euroopa Liidu liikmesriik. Ja nimetasid muidugi seda otseseks sekkumiseks Ungari siseasjadesse, et Ukraina hoiab pöialt Viktor Orbani konkurendile Peeter Madjarile ja mitte Fideszile ja Viktor Orbanile. Ma ei tea, kui palju sa oled kuulnud sellest poliitilisest olukorrast praegu Ungaris. Ungaris on 2 suuremat poliitilist jõudu, üks on siis Tissa ja teine on siis Fidesz. Tissa on väga uus erakond ja see on tekkinud nüüd viimase ütleme 2 aasta jooksul juba on tegutsenud, aga tegelikult poliitiliseks jõuks on ta alles viimasel aastal saanud ja muidugi ka Euroliidu valimised olid ju vahepeal ja siis ma ei tea, kui palju need saadikuid said Tissa, 7 saadikut vist, kuidas sa ette 7 saadikut, see on vist umbes sama palju või isegi natuke rohkem, ühe võrra rohkem, ma ei tea, 6 saadikut on Eestil või 7 või palju on, et tal on esindada Euroopa Liidu parlamendis Tissal, selles Fidesziga konkurentparteil on siis sama palju saadikuid umbes ligikaudu kui Eesti Vabariigil ja nad on ühinenud seal Euroopas siis Manfred Weberi fraktsiooniga ja siis EPP või mis ta on. Ja siis Manfred Weber on ka avalikult oma toetust väljendanud siis Peeter Madjarile ja Viktor Orbaniga seoses, kusjuures kunagi oli ju Fidesz ja Peeter Orban, või mitte Peeter Orban, Fidesz ja Viktor Orban olid ju ka selles EPP koosseisus, aga neid arvati lihtsalt välja sealt ühel hetkel juba aastaid tagasi tema Fideszi poliitika pärast, mis on muutunud ühe äärmuslikumaks Manfred Weberi silmis. Nii et ühesõnaga siis need vandenõuteooriad nagu, või need teooriad, mis on Fideszil tekkinud nende juhtfiguuride peades, et Fideszi juhtfiguuride peades, et siis on nagu niisugune vandenõu Peeter Madjar, Ukraina ja see kõik on Ungari vastu, kes siis võitleb vabadusvõitlust nagu Püha Jüri võitles loede vastu, draakonite vastu midagi niisugust. Aga ühesõnaga see selleks. Okei, aga ma ei tea, kui pikk see episood nüüd saab. Tegelikult ma ei rääkinud paljudest asjadest, mida ma mõtlesin, aga samas ma rääkisin nendest asjadest, mida ma juba varasemates episoodides oleksin pidanud tegema, aga ma tahtsin rääkida ka mitmest kirjanduslikust teosest, mida ma nüüd viimasel ajal olen lugenud. Üks neist on
mõtlen, ma küll ei hakka praegu rääkima, võib-olla järgmises episoodis, aga võib-olla veel vaatan, kuna et kaks raamatut, tead, tegelikult on, et kui sa enne Viktor Orbanit, kui sa tead, kes olid võimul, kes oli peaminister, ja noh, tegelikult päris täpselt see ei ole õige, aga sest vahetult enne, et Tjurtsan, Ferenc Tjurtsan, MSP, Ungari sotsialistide juht ja varasem peaminister Ungaris, kes on olnud kõige verisem vaenlane, kaks tegelast, kes on hõivanud pikka aega seda Ungari meediaruumi kui teineteise oponenti, peamist vaenlast, vaenlast, võib-olla mitte vaenlast, aga tegelikult nende suhe meenutab juba vaenulikkust küll. Ja siis need on niisugused kaks tegelast, nagu näiteks Kaja Kallas ja Martin Helme, midagi niisugust, kaks teineteisele vastandlikku tegevust. Nagu Tjurtsan Ferenc on hakanud krimiromaane kirjutama ja tal on 2 romaani juba välja kirjutatud, üks romaan on siis Dilkoš Igašaguga, see tähendab siis, kuidas eesti keeles võiks öelda, mörtsukalikud tööd või siis tegelikult eesti keeles võib-olla kõlaks paremini tapvad tööd, et tõde tapab, mitte tõde ei tee vabaks igat ühte, vaid mõnda tõde tapab, aga see ei ole üldse seotud selle mõttega, mida ma nüüd praegu väljendasin, vaid see on pigem seotud sellega, et see on niisugune krimiromaan, kus siis üksteise järel inimesed saavad surma, kus tapetakse inimesi ja või vigastatakse või antakse peksa või kellelegi pannakse mingi, ühesõnaga see on niisugune salapärane tegevus toimub seal ja seal on üks eestlane, üks keskne tegelane, kes alguses tundub pea kurjamina, et kes tundub olevat keegi Ardo Rebane, kes oli professor Ardo Rebane, kes on siis kuskil, isegi riiki ei ole mainitud, aga kogu tegevusest võib järeldada, et see tegevus toimub Saksamaal kuskil ja see Ardo Rebane on siis selle üks keskne kuju kurjam, kes siis lõpuks osutub ikkagi pigemini ohvriks ja mitte kurjategijaks, peamiseks kurjategijaks ja mafioosaks, kes siis tapab, kes on siis seotud kuidagi nende tapmistega, suurte tapmiste ja inimeste rünnakutega inimeste vastu. Ja selleks andis muidugi põhjust kõik see tema varasem teguviis juba 20 aastat enne seda, kui seal romaanis tegevus toimub, et andis mingile oma õpilasele peksa WC-s lihtsalt ja keeldus anda mingisugust tunnistust selle kohta, et miks ta seda tegi ja ütles, et kui ta võimalus avaneks, siis ta teeks seda veel kord aga tema vastu mingisugust ametlikku süüdistust esitatud, see õpilane, kellele ta peksa andis, see võttis oma süüdistuse tagasi ja nii edasi ja see andis nüüd põhjust, et tema nüüd nende sarimõrvade taga mõtelda teatavatele uurijatele vahepeal ja ühesõnaga ma praegu ei räägi rohkem. Ühesõnaga üks eestlane, kes oli potentsiaalne kurjam, kes lõpuks osutus siiski mitte kurjamiks, vaid pigemini niisuguseks kohmakaks ja elu rataste vahele jäänud teatav eraelus vähemalt ja ka mingil määral ka uurimistöös. Ja see, kes oli kõige positiivsem professor samast meeskonnast, kuhu see Ardo Rebane kuulus, kes oli Snyder, kelle nimi oli Snyder, kes siis oli ilmselt saksa päritolu või juudi Snyderid, ma tean, et Snyderi nimelisi juute ka, aga seda ma ei tea täpselt. Ühesõnaga, ja lõpuks siis osutus see Snyder muidugi peasüüdlaseks ja peakurjamiks, aga muidugi seal oli muidugi seal oli erinevatest, tuli välja, et seal on erinevaid allikaid, kes siis nende mõrvade taga on ja mõned neist on täitsa rassistlikel kaalutlustel siis neonatsi organisatsioonid siis ja muud sellised asjad, need on ka seal mängus ja ühesõnaga niisugune romaan endise sotsialistist peaministri käest. Teine raamat ma olen praegu Viktor Orbani kohta niisugust, mitte edulugu küll, aga
ja päris huvitavaid fakte võib sealt teada saada, aga sellest võib-olla edaspidi Viktor Orbani kohta, mineviku kohta, see, kuidas Fideszist on saanud see jõud, mis praegu on, ja selle kohta, kuidas siis miks siis, või tähendab mitte kuidas, vaid miks on hakatud Fideszi valitsetavat riiki kutsutama Ungaris ka tema opositsionääride poolt maffiariigiks ja kus korruptsioon on enneolematul tasemel, võrreldes isegi võib-olla Ukrainaga, sest Ungari, erinevalt Ukraina korruptsioonist Ungaris võimud ei tegele korruptsiooni paljastamisega, vaid pigemini korruptsiooni varjamisega. Aga neist asjast võib-olla natukene lähemalt järgmistes episoodides, praegu ma lõpetan ja siis edu sulle, kui sa kuulasid lõpuni, siis ma olen väga tänulik, kui sa lõpuni kuulasid, sest ma olen väga tänulik nendele inimestele, kes minu episoodi lõpuni kuulavad. Nii et aitäh sulle ja aitäh teile kuulamast.